Mulle endale isiklikult meeldib hästi see uus mutt peale. Tere! Räägiks Sunlivingust. Me kõik teame Adriat, Adria on tuntud Eesti number 1, aga Adria tütarfirma Sunliving. Mis on Sunliving? Mis on tema eelised? Vaatame nüüd lähemalt. Esiteks, meil on praegu tegemist Sunlivinguga, mis on Ford Transiti põhja peal. Ford Transiti põhi on Eestis hakanud päris ilusti levima. Oma hinnaeelise soodsama põhjana, millel on siis juba automaatkast, kõik moodsad juhiabid ehk adaptiivsed püsikiirushoidjad ja kõik muu sinna juurde kuuluv. Sunlivingu puhul on tegemist siis Adria tütarbrändiga, mis tehakse samas tehases kui Adria, sama liini peal, samad materjalid, aga lihtsalt teise disainiga. Ta on viidud selliseks klassikaliseks Skandinaavia lihtsaks disainiks. Ei midagi üleliigset, aga tehnilise poole pealt ei midagi puudu ja isegi võib öelda, et rohkem kui arvata võiks. Vaatame nüüd lähemalt. Ford Transititel on olemas LED-päevasõidutuled ja piiksena täistuled ja pooltuled juba tehasest peal, mis annab siis teile pimedal ajal sõites ka korraliku valguse ette. Muidu valuväljad, värvivalik, siin on konkreetselt meil musta kabiiniga, millel on siis siuksed lisadisainid ettepoole. Siin külje peal, tal ongi tiidud valge musta aktsendiga truuma, õhkes kütteväljund, korsten. Kõige õigema koha peal, mis te autos saate leida, on ta keskel. Ehk siis, et oleks see soojajaotus hästi ühtlane, ette, taha, ei oleks kellelgi liiga palav, pluss saab kasutada siis seal ventfunktsioonis nii soojal kui külmal ajal, et ta töötab ka ventilatsiooniga. Kahene gaasikapp, LED tuled, tagurduskaamera juba paigas koos 10-tollise ekraaniga sees. Garaaž, suur, avar, kinnitus siin all, kinnitus siin üleval, teisel pool all veel konksud, kuhu saab ilusti asju panna kinni. Kohe juba riiuli kohtasid siin taga sees, kuhu saab asju panna. Nagid uste peal. Kõik on juba nagu ette valmistatud kasutamiseks see auto. Raami peal side seest 4 aknad. Tedford, STC, C220. Uks kesklukuga, laiem, aknaga. Astmelaud on päris tähtis siin selle koha pealt, et ta ei ole lihtsalt õhuke plastmass, vaid ta on koos isolatsiooniga 3 kihist koosnev, et siit ei tuleks seda müra sisse, kõike midagi sellist. Pluss ei ole toodud siia neid ventilatsiooni avasid, mis tekitaks siis seda sõidu ajal müra. Sisse astumiseks, mul on selline 43 jalg, mahub ilusti peale, kellel võib-olla suurem naelakast on siis natukene üle, aga ei ole seda momenti, et ma peaks astuma varbaga peale, mul ei ole siin ruumi trepis astuda. Vaatame seespoolt. Seespool jätkub sama disainilahendus, matid, toonid, must-valge, siukene klassikaliselt moodne disain, nagu mulle on öeldud. Ega endalegi väga päris ilusti ta meeldib, ta on selline efektne, siledad, lihtsad toonid, annab efektse asja. 5-kohaline, 2 turvavööd siin. Siin on seljaga sõidusuunda 5. koht, mille jaoks ei pea panema mingit eraldi istet ega midagi sellist, vaid lihtsalt seljatugi ringi, peatugi peale ja 2 punkti vööga ongi ta valmis. Mis on Fordi puhul üks huvitavaid asju on see, et hästi palju panipaiku siin, seal, topsi paneku kohti, kõiki on hästi palju. Ilusti automaatne, saad temperatuuri mängida siin digitaalselt, kõik on sellised moodunupud, kliimaseadme omad. Mis on nagu tehases stereo puhul üks väga huvitav asi on see, et üllatavalt talutav heli. Aga sellest ei tahtaks pikemalt rääkida. On siin sees siis navigatsioonid, Android Auto, Apple CarPlay, kõik sellised süsteemid ja tagurduskaamera, mis on siis hästi suure nurgaga, näeb auto taha ilusti, auto küljed ära ja nagu näha, täitsa mõnusalt näitab ka, mis taga toimub pikalt. Meie maja standard nende Fordide puhul, üldse kui Ford on alusautona, on siis automaatkäigukast, võimsamad mootorid, kõik need multimeediaseadmed koos tagurduskaameratega, digitaalsed armatuurid, juhiabid, kõik selline osa, millest sa ei peaks autos loobuma. Kui me nüüd istume siin laua taga, siis siin on aste, aga samas on see aste ja juhi kõrgus on viidud niimoodi, et kui ma istun siin, siis see astme järgi on mul jalad üleval, mul jalad ei ripu õhus,
mul on täpselt paras kõrgus, pluss on siin veel eraldi lisakanal, kust tulevad sooja õhk välja. Ehk siin ei ole seda külmasilda. Kui see laud tundub jääda väiksemaks, siis siit tuleb veel välja selline pikendus, mida siis saab kasutada. Laud iseenesest tõstab 45 kraadi nurka ja saab liigutada edasi-tagasi. Pluss saab sellest lauast siia teha ka voodikoha. Matkaauto tagumised istmed, kõik tunduvad sellised, nagu nad on. Vasta on, kellel on rohkem tikandit, kellel vähem tikandit, see tegelikult see tikand ja kogu see asja esmapilgu istme kuju ei olegi tähtis. On tähtis see ühe jäikusega, järgmise jäikusega sisu. Ehk see tähendab seda, et kui ma istun siia peale, mul on põlvedele jääb tugi, tagumine ots vajub ilusti jääb pehmemasse kohta. Siin on mul hea toetus olemas. Ta on oma välimuselt, ei ütleks üldse, aga tegelikult väga mugav iste, kus istuda. Sama on nende turvavöödega, siinsete turvavööde kohtadega, eks ta annab sulle hästi mugava istumise. Istmetal on panipaigad, tagumise istumal, kus on nüüd see truumaõhk keskküte, on siis see truuma väljalaskmise klapp on ka siin mugavalt kätte saadav, 220 kaitsmeplokk, kõik need on lihtsasti kätte saadavates kohtades. Köögiosa, eelköök, külmkapp on suur, slim tower ja kompressor külmkapp. Kompressor külmkapp tänapäeval on ma eelis on see, et tema energiakulud on saadud maha, helid on saadud maha ja tema eelis versus 12 tavalise absorption kapiga, mis on 12, 220 ja gaas, on see pisiasi, et ta töötab siis iga ilmaga. Teda ei mõjuta väline temperatuur, on selle väljas liiga külm, liiga soe, tema töötab kogu aeg. Aadre juhtimispuldid ehk siis CP+ on truumalt. Mõned võivad tunduda, et miks seda uut moodsat paneeli ei ole. Väga lihtsal põhjusel, see auto on opereeritav veel moodsamast puldist. Ehk temal on Aadre mähk peal, mis tähendab seda, et kogu see masin, kõik asjad on opereeritavad äpist. Ehk tuled, veetasemed, kütteid, need kõiki saad sa muuta eemalt. Ja see on meie maja standard. Ehk ei ole vahet, millises hinnaklassis auto. Teil on kõik sellised moodsad, mugavused, äpid, asjad olemas juba. Köögi pool, eelköök, aga kolmene liit ja ees on tasapinda. Kate, millalt leiame maitseained. Aga katte puhul on ka see, et ta toimib ka nagu lõikelaud, et ma ei pea nagu nii palju asju kaasas kandma. Mulle isiklikult meeldivad väga need matid, mustad kraanikausid. Väga meeldivad need mustad segistid. Ja üldse selline must aktsent siin sees. Köögis, nagu ikka, mis mulle meeldib rõhutada, mis meil peab olema. Sahtleid ja siin on nüüd uued ka mattmustad, need otsad. Mis sellel on nüüd see, et siin ei ole sahtlit, meil on siin praeähi grillfunktsiooniga. Siin all on meil nüüd kapp, kuhu saab ilusti ära panna mõninga pudeli. Või midagi muud. Köögis on hästi mugav maitseainet riiul, kapid, mis on vaheriiuliga, et ei pea siia tekitama sellist torni ühtedest asjadest. Algselt võib tunduda, mis see vaheriiul on, kui teil on kõik üks läbi kapp. Ma võin teile ausalt öelda, et mingi moment ise tahad seda riiulit sinna panna, sest kui on teil siuke torn, te tahate talumist kaussi saada, siis võtta teil torn välja. Nii, sellel konkreetsel auto on nüüd veel ka juba konditsioneeritehasest peal. Dušš WC eraldi, uksega eraldatav. Vaatame nüüd tähtsamad asjad ära, kuidas me nendes sunroomides mahume toimetama. Ehk paneme siit ukse kinni vahelt, istume siia tähtsale troonile ja nagu näha on, ma võin ukse kinni panna, mul on siin kõik toimetusruumid olemas, piisavalt ruumi, 20x28 katuseluuk on mul siin, peeglid, kapid, isegi riiulil on siin kummid on ees, mis teeb siis ta mugavamaks kasutamiseks veel kapipinda. Teile võib tunduda imelik, et miks ma neid kapi ja sahtleid ja kõiki asju nii palju elus rõhutan siin need matkaautodes. Uskuge mind, kui te neid kasutate, siis see on üks olulisemad asjad, mõnus panna kõik asjad ära, et siia sa ei tule nagu hotelli ja paned kohvrit lahti kuhugile ja siis sealt tõstad välja, et sa ikkagi kolid nagu oma teise koju. Nüüd duširuum. Uksed käivad magnetiga, siin lukustid, mis tähendab seda, et asi teime hääli sõidu ajal ruumi. Kui mul on jalad siin vastas taga, selle rattakoopa vastas on juba ruumi. Keeran ringi, no mul on siin päris piisavalt ruumi. Veel üks siuke pisi asi, mis on sellises, ütleme, kasutuses on kaks asja. Esiteks üleval on siis see kuivatuspuu, kus saab siis riided riputada, kas siis riidepuude peal või niisama käterätikuid rööban, aga duširuumi all on truumaõhk keskkütte sisend juba. See tähendab seda, et isegi kui tulete talvel suusatamas, teete keskelt siit luugi natuke duširuumist lahti, panete kas või need uksed kinni, alt tuleb sooja, see on nagu kuivatuskapp. Kuivad asjad hästi ruttu ära. Kui tilgub isegi lund asju maha, mitte midagi ei juhtu.
mõlema voodi jalud siis on suured riidekapid. Väiksed panipaigad, kuhu saab ilusti asju veel kaadata. Ehk sealt näeb siia, aga siin on all on veepaak. Ja siia peale saab asju panna, siin on veel üks kitsas vahe. Nüüd vaatame, mis teisel pool on. Samasugune hea panipaik, mis tegelikult on hästi mugav ka selle jaoks, et kui on tagavaravoodipesud, käterätikud, suuremad tekid, asjad kaasas. Te ei pea need, mul ei ole neid Google'i panna. Tahaks kaasa võtta, aga kus sa nad paned? Olemas kohad. Tagakapid, mis on tegelikult väga suured. Ja jälle väga oluline asi, riiul keskel. Te ei pea oma riietest tegema sinna mingit torni, et saada alumist T-särki kätte, tõmbate neile torni välja. Pluss on see, et sügavad, et nad ei ole ka sellises mõõdus, et sa keerad sinna T-särgi rulli ja pead juba 2 käega ukse kinni suruma. Et sellest tihtipeale ei ole kasu, kui sul on palju kappe, aga ruumi ei ole seal sees. Voodi keskelt saab teha 3 inimese omaks, pikalt laiali ja samas kasutatakse siin väga häid kvaliteetseid külmvaht madratseid, mis on sellised paralt pehmed, aga mitte ka sellised, et minu mõõduski inimene, kui siia külili viskab, et ma oleks kohe plaksti vineeri peal. Ja mitte just vineeri peal, vaid toitleppide peal, mis teeb siis selle asja veel natukene mängivamaks. Tähtis asi, voodi servades jooksevad küttetorud, mis annavad ka siia taha sooja liikuvuse. Ka palavamal ajal ventilatsiooni saab panna, et see ventilatsioon käiks ilusti. Taga on teleka koht olemas koos jalaga ja toitepesaga. Ja see tagumine sein, tõmussein on hästi ilus, aga sellel on väga tähtis praktiline omadus. Ta on natukene välisseinast eemal, kui see soe õhk jookseb seal taga, tuleb sealt seina tagant, peale ei kuma külma. See on nagu ka üks olulisemaid asju. Tagumises osas on aste. See aste on, võib-olla mõni ütleb, et natuke ebamuvaks tehtud, aga kogu selle astmetega natuke mängides on saadud selle auto raskuskese väga alla, mis tähendab seda, et on sõidustabiilne. Siia on jäetud üks panipaik. Pluss on see, et kui te olete duši all või olete öösel WC-s midagi, see esmane põrand, kuhu te astute, on alati soe, siis siin all on ka küte. Selline see oligi 2026 mudeli aasta Adria Sun Living 75 SL Ford Transiti alusel, kus on kõik mugavused ja rohkemgi veel.